Euroopa saab endale varsti uue raha. Nii ongi Euroopa Keskpank välja andnud uued rahatähtede kujunduste kavandid. Peamiselt on kupüüridel kujundatud 2 teemat: Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kui eelnevalt oli pangatähtedel kujutatud välja mõeldud ehitisi, siis sel korral on plaanis kupüüridele printida kas päris inimesed, loomad või hooned. Disaini käigus kindlasti vaadatakse üle ka turvaelemendid, neid ka täiendatakse. See on nii-öelda disaini ülevaatamise protsessi loomulik osa, et disaini muutusega tagatakse ka seda, et pangatähed oleksid jätkuvalt turvalised, usaldusväärsed ja inimestel oleks neid mugav kasutada oma igapäevatehingute tegemisel. Erinevaid kavandeid on kokku 10 ning igal variandil on erinev kujundus. Esimest korda pakutakse kavandina ka vertikaalse paigutusega rahatähti. Eestis oli viimati vertikaalse paigutusega rahatäht kasutusel pea 80 aastat tagasi. Tegelikult on meil juba 2 seeriat pangatähti juba ringluses ja teise seeria tulekust on tegelikult möödas juba ootamatult 13 aastat, ehk see on tavapärane praktika, kus vaadatakse siis pangatähe kujundused üle ja uuendatakse. Ja nüüd me olemegi jõudnud siia etappi, kus see protsess on käima lükatud. Inimesed saavad ise otsustada, millised võiksid tulevikus uued rahatähed välja näha. Selleks tuleb vastata Euroopa Keskpanga poolt koostatud küsimustikule. Aga mida arvavad eestlased uutest kupüüridest? Suht neutraalne. Kroona lutsi põli. Kuidagi nagu hall on. No need on 5 eurosed. Need ongi hallid. See oli ainult 500 on siin. Jaa. Kummaline, mul on veits nagu kahtlane värk, ta ei ole üldse tõsiselt võetav. Ma saan aru, et võib-olla need naised siin on enam-vähem cool, kindlasti on hästi tähtis naine. Aga no see mingi bändi asi, euroraha peal mingi bändi trullele, see on nagu kanvas kokku pandud mingisugune disain. Jällegi kultuur on oluline. Ma saan aru, aga see on nagu no-name mingi bänd, mingi saksofon. See näitabki, et 5 euroga peaks saama kultuuri nautida Euroopa Liidus. Ja see on tegelikult väga üllas eesmärk, ma usun. Väga ilusad, ma üks päev televiisorist vaatasin, mulle meeldisid eriti need, kus olid linnud ja loomad ja... Linnud ja ojad ja. Mis te arvate sellisest vertikaalsest paigutusest? Võt see mulle hästi ei meeldi. Ei meeldi? Mulle meeldib klassikaline. Ma valin selle viimase, see on selline värviline ja positiivne tundub. Ta on tegelikult vertikaalselt paigutatud üldse. Vot, aga siis ongi huvitavam. Jaa, ma ütleks, et siis on huvitavam, erilisem. Siis on nagu Eesti võib-olla eristub teistest riikidest rohkem. Kõigil Eesti inimestel on võimalik oma arvamust avaldada ja kindlasti teeb ka Euroopa Keskpank kokkuvõtte nendest küsitluse tulemustest, et missuguseid elemente või kujundusi siis rahvas tegelikult eelistas. Ma arvan, et igal kujundusel on oma võlu. Ma arvan, et lihtsalt inimesed peavad selle enda jaoks nagu üles leidma ja sellepärast ma kutsungi kõiki inimesi sellele küsitlusele vastama ja tutvuma nende kujunduskavandite ja ideedega, et anda kindlasti see tagasiside, missugune võiks olla see kõige mõistlikum ja parem lahendus. Vanakujundusega rahatähed jäävad endiselt kasutusele ning on ametlikud maksevahendid terves eurotsoonis. Uute rahatähtede käibele mineku aega aga ei oska äksi hetkel prognoosida. Küll aga otsustatakse kujundus ära tänavuse aasta lõpuks. Oma lemmiku kujunduse poolt saab hääletada kuni 21. septembrini.